võtame lahti siis Traktor faili. Vaatame seal siis, kuidas mudelit koostada. On meil siin siis niisugune korrelatsioonimaatriks. Ja nagu näete, eks ju, siin on siis palju tugevamad seosed tunnuste vahel. Nii et ikka mudelit on mõtet kas koostada need võimalikult tugevate seoste vaheliste tunnuste vahel. No, mis me siis võiksime esimeseks mudeliks valida siit? Võib-olla üks selline tugevam seos siin ongi kütus liitrites ja kütuse maksumus. Võib-olla võiks siis sellise mudeli teha. Eks ju näeme, et siin korrelatsioon on 0,9 juures. See on üks kõrgemaid korrelatsioone. Noh, loomulikult peabki olema, eks juba tunnuste sisust lähtuvalt. Ja püüamegi siis leida, missugune avaldis nende kahe tunnuse vahel siis nagu sobiks kasutada. Nii et võtame andmed menüüst ja kopeerime siis kütusliitrites kütuse maksumuse uuele lehele. Ning kõigepealt siis võtame ära tühjad lahtrid. Noh, võtame kütuse maksumus järgi alguses. Nii et nii palju on siin siis neid tühju ridu. Ja kui tagasi kerida kütusliitrite veerg on küll veerus vist enam tühju, lahtreid ei ole, aga et võib-olla meil siis hiljem analüüs lihtsam oleks, siis sorteerige ikkagi ka need andmed praegu siis kütusliitrites järgi ka veel ära, siis meil on kõik andmed nii-öelda ühtemoodi siin tabelis ja kui meil on vaja leida võib-olla neid nii-öelda erindeid või noh, neid vaatlusi, mis mudelisse ei sobi, siis nad on meil täpselt kõigil ühtemoodi. Nii, mis siin võiks siis olla nüüd X tunnus? Kumb nendest? Kütusliitrid. Jah, eks ju, et ikkagi koguse pealt, eks ju, me saame selle summaarse maksumuse, nii et tõesti see kütusliitrites siis võiks siin olla praegu X tunnus. Noh, loomulikult on võimalik ka teistpidi, aga siis ta oleks selle mudeli tähendus nagu selline, et me planeeriksime ette mingi summa ja siis mudeli järgi, kui palju me saaksime siis nii-öelda kütust siis võtta. Siis oleks sellel mudelil võib-olla selline tähendus. Praegu ta oleks siis, et kui me oleme mingi koguse kütuseid võtnud, siis ta võiks maksta meil niisuguse summa siis. Nii, märgendame jälle need kaks mõlemat tunnust siit tulba pealkirja pealt korraga ära ja võtame insert menüüst, teeme punktdiagrammi. Noh, nii et see 0,90 siis sõltuvus, noh, on näha, et ta läheb siit siis ilusasti diagonaalis, eks ju, see tugev lineaarne sõltuvus siin. Paneme esialgu siis ainult selle lineaarse trendijoone siia peale
ja nii-öelda kui mitte midagi nii-öelda rohkem nagu teadmist ei kasuta, siis esiteks ikkagi võikski siis alati ka seda lineaarset mudelit hinnata, vaadata, kas ta on nii-öelda vastab nõuetele või mitte. Ja kui ta ei vasta, siis tuleb minna üle lineariseeruvatele funktsioonidele. Esialgu võib selle lineaarse funktsiooni järgi siis mudeli hinnata. Teda nüüd kahe tunnuse vaheliseks mudeliks alati eelistatakse seetõttu just, et ta on kõige lihtsam mudel nende tunnuste vahel siis. Nii et võtame data menüüst data analüüsis, regressioon ja paneme siis Y-tunnus kütuse maksumus ning kütus liitrites siis. Nii, kuna me täna neid mudeleid kogu aeg teeme, siis labels on juba sees. Paneme väljatrüki koha ja ikka need linnukesed ka kõik on siis sees, nii et vajutage OK. Nii. Näeme, korrelatsioon on 92, eks ju, tunnuste vahel, mudeli kirjeldatuse aste on nüüd praegu 86%, eks ju, mis on siis üpris hea. Aga me näeme, et mudeli viga on praegu hästi suur, tähendab see mudel, eks ju, kui me arvutamegi mingi prognoosi, siis see nii-öelda see väärtusvahemik on ikka väga lai, kus see väärtus võib olla, tähendab, see mudel annab meile nii-öelda hinnangud väga ebatäpsed. Mudeli viga on hästi suur, olgugi et mudel, eks ju, on oluline, aga me näemegi praegu, et mudelis vaba liige ei ole oluline. Nii, ja nüüd tekibki küsimus, kas seda mudelist välja võtta või mitte. See tähendaks seda, et kui vaba liige välja võtta, siis X tunnuse väärtuste hulgas peaks nullväärtus olema, aga meil ei ole seda nullväärtust, eks ju, on 40 siin minimaalne väärtus, nii et see jääb mudelisse, kuna X tunnuse väärtuste hulka ei kuulu nullväärtus. Nii et sellisel põhjusel jääb mitteoluline vaba liige mudelisse. Nii, nüüd mudeli jääkide analüüs. Mis siis sõltumatuse kohta öelda? Milline pilt siin avaneb? Kas on sõltumatud või ei ole? Praegusel juhul näete, see ongi nüüd, et nad ei ole sõltumatud. Nii-öelda suurema X väärtuse korral mudeli jääk suureneb. Näeme siin seda lehtri kuju siis. Kuju, mis ütleb, et jääkides on mingi funktsionaalsus.
Nii. Ja nüüd kas normaaljaotus. Selle kohta ütlete, selle graafiku kohta. No kas lähenevad või ei lähene? No kindlasti ei lähene, sest see graafik on piisavalt, eks ju, niimoodi kõver siin sõltumata sellestki. Kuid siin näiteks mudeli parandamiseks või jääkide parandamiseks muidugi annab alati kuna me otsime keskmist mudelit, siis näeme, et siin on 2 väärtust, eks ju, nii-öelda kaugemal. Et no vähemalt 2, võib-olla seal võib isegi ka rohkem olla. Ja mudeli nii-öelda või jääkide parandamiseks vaatlused võib andmetest välja võtta. No ja kui nüüd tahta teada, missugused need vaatlused on, need on, kuna nad on siin graafikul, eks ju, viimane, siis see norm probability output, näete maksumusveerus. Need on näiteks siin praegu 2 kõige suuremat väärtust, 2 kõige viimast väärtust, nii et praegu võib siis need siin lihtsalt ära märkida, need võiks nii-öelda välja võtta. Ja lisaks näete siin need samad väärtused annavad ka üpriski suure jäägi. Ja otsime siit veel neid üle 3 jääke. Need on siis vaatlused, mis siia mudelisse ei sobi. Pidi siin veel olema. Mitu te neid leidsite? Mäletan, et neid oli nagu 4. See 61 äkki? 61 on 161. 161. Jah. Need võib siis nii-öelda siit ära märkida, et neid on 4 vaatlust, mis võiks nüüd praegu, need annavad siin mudelis väga suure jäägi. Noh, näete, need samad 2 viimast on ka siin, 2 viimast, mis ka annavad liiga suure jäägi, mis ka siin seda mudeli nii-öelda normaaljaotuse lähenemist, eks ju, kindlasti, kui meil neid väärtuseid ei ole, siis see kõverus kohe läheb natuke väiksemaks. Ja ühtlasi praegu need väärtused on, näete, need 2 viimast ongi siin need kaugemad, mis teinekord võivadki tegelikult seda lineaarsust, eks ju, enda poole tõmmata ja seda korrelatsioonikordajat ka tõsta. Et noh, ja kuna siin vahel on tükk tühja maad, siis sellisel juhul nad praegu kindlasti väga head vaatlused siin taga ei ole. Nii, ja nüüd kuidas nendest neid nüüd üles leida? Nii, me märkisime nad siin ära. Ja näete, see on nüüd siis andmerea number, milline väärtus ta andmetes on. Ja kui me nüüd need andmed välja tõstame, siis me peame arvestama, et meil andmetes, eks ju, on
tabeli päiserida olemas, nii et kui meil on siin ta 161. rida, siis see vaatlus, mis andis väga suure jäägi, on meil 162. rida siis andmetest. Nii, edasi nüüd olid need väärtused siin lõpupoole, lihtsam leida, 205, see tähendab, tuleks tõsta välja 206. rida. Neid ei maksa päris ära kustutada, tähendab, kui andmestiku analüüsi kirjutada, siis kirjutatakse, tuuakse näited, eks ju, need on siis vaatlused, mis ei sobi mudelisse. Ikkagi, need on millegi poolest, eks ju, sellised erilised vaatlused. Ja siis veel 2 viimast. Ühelt poolt me näeme, et muidugi need on olnud siis, eks ju, võib-olla ka traktorid, mis on siis väga palju tööd teinud. Kütust on nendele väga palju võetud ja loomulikult siis läheb maksumus siin suureks. Eriliselt 2 traktorit. Ja nende kohta siin praegu ei oska midagi öelda. Nende 2 erineva. Nii, ja nüüd, kui me oleme need 4 rida andmeid välja tõstnud, siis on vaja need tühjad lahtrid siit vahelt kokku panna. Nii et valige nihuta lahtrid üles siis. Käsku 2 viimast on muidugi hea sealt. Nii. Ja võt seda andmete väljatõstmist üldiselt tehakse 1 kord. Nii et sest kui me nüüd hindame mudeli uuesti, võtame siis andmed menüüst, data menüüst, data analysis, seesama regressioon, aga nüüd meil ei ole vaja neid tulpi uuesti üle lohistada, vaid parandage siit see 12, pange 0,8 ja paneme uue väljatrüki koha. Ja siis okei. Ja nüüd esimene asi, mida me vaatame. Kopeerige eelmise mudeli see väike tabel. Järgmise mudeli väikese tabeli kõrvale. Panen ta kas või siia ette. Nii et see oli meil eelmine mudel. Ja see on siis, eks ju, nii-öelda uus mudel. Ja mida me vaatame? Tähendab, nüüd me arvestame, vaatame, kuidas muutus R-ruudu väärtus ja kuidas muutus viga. Et üldiselt on hea, tähendab, sellele andmete väljaviskamisel on mõtet, kui asi läheb ikka paremaks, eks. Et R-ruut läheb suuremaks ja viga väiksemaks. Nii et hea, kui R-ruut suureneb. Ja viga väheneb. Ja nüüd jääkide graafikul me näeme, et näete, see lehtri kuju on ju eks ikka muidugi endist viisi alles. Siin see jõnks võib-olla on ikkagi natuke liiga suur, et ega see nii-öelda mudeli vigu praegu ei parandanud, aga nii-öelda harjutamise mõttes kirjutame selle mudeli välja. Nii et siit me saame praegu mudel on. Nii. Millise
tunnuse nimega meil mudel algab. Mis meil Y-tunnus praegu on? Kütuse maksumus võrdub 8,29 või 3 korda siis kütus liitrites miinus 849,37 ja pluss miinus 23 873. 99, kirjeldatuse aste on 87%. Kirjeldatuse aste on nii-öelda väga hea, aga nii-öelda mudeli jäägid ei ole sõltumatud ja ei lähene normaaljaotusele. Nii et ta ei ole hästi kasutatav praegu siis. Vasta nõuetele. Nii et ikka mudeli võib iga analüüsi tulemusena nii-öelda välja kirjutada, ei vasta nõuetele ja ka mudeli viga on väga suur, mis teeb hinnangud väga ebatäpseks. Kuulete ju siin, Krista Fischer räägib kogu aeg oma mudelprognoose näitab. Nii et kui tal seal need andmed, need mudelid muidugi põhinevad samale metoodikale, kuigi nad on natuke teised mudelid. Nad on nii-öelda logit mudelid ilmselt, et kui sihuke viga on, siis jah, see asi läheb väga ebatäpseks ja seega, mis siis ette võtta? Peaks kasutama lineariseeruvaid funktsioone. Nii, aga näete nüüd. Meil on siin selles andmestikus ainult kirjeldatud kütusliitrites tunnust esialgu ja me siin teadsime siis kindlalt, juba statistikute põhjalgi, kaudsete meetodite põhjal, et see tunnuse jaotus ei lähene normaaljaotusele. Need järsakus ja asümmeetria kordaja on siin ühes suuremad ja mediaan ja keskväärtus on üksteisest ikka väga erinevad ja näete, siis tulebki ta siin nii-öelda mudelis ka muidugi välja, et kui juba algselt ei ole tunnuse jaotused ei lähene normaaljaotusele, ega siis mudeli jäägid ka väga head ei tule. Nii, sellega on siis see ära näidatud ja nüüd lähmegi siis siia. Näete nüüd, kui me võtsime siit mõned vaatlused välja, siis siin all oli üks punkt, millel oli ilmselt siis kütusliitrites oli siin nagu suurem kogus, aga maksumus jube väike, nii et ta oli selle poolest eriline ja siis need kaks suuremat väärtust on juba välja võetud. Nii, ja nüüd me lisame siis siia graafikule veel terve rea trendijooni, nii et kordame veel 5 erineval juhul sama käsku, nii et klõpsake ükskõik millise punkti peale, valige käsku lisatrendijoon ja need lineariseeruvad funktsioonid ongi eksponent, logaritm, polünoom, aste, aga paneme eksponendi kõige viimasena, võtame praegu siis logaritm
ja vaatame tema kirjeldatuse astet. Nii et 2 viimast märke ruudukese kasti pange alati sisse. No selle kasti võib siis kuskile mujale siit punktide pealt eemaldada, nihutada. Siis klõpsake uuesti nende punktide peale ükskõik kuhu ja valige uuesti käsku lisatrendi joon. Võtame polünoomi, teise astme polünoomi ehk siis ruutpolünoomi. Kuvame jällegi valemi ja tema kirjeldatuse astme. Nii klõpsame uuesti. Lisatrendi joon, võtame uuesti polünoomi, aga paneme 3. järku polünoomi. See on Excelis muuseas väga hea vahend. Seda nii-öelda spetsiaalstatistika pakettides ei olegi. Et siit saab kohe siis nii-öelda kiiremini nende trendijoonte valikuga jõuda siis missuguste funktsiooni kuju me võiksime siis edasi kasutada. Nii, paneme nüüd sisse astme. No, selline. Ja nüüd viimasena paneme sisse eksponentfunktsiooni. Ta surub need andmed sinna alla kokku ja seepärast siis panimegi ta kõige viimasena, et muidu oleks hiirega raske neid punktikesi siit erinevaid valida. Ja siis nihutage need kastid siin joonise peal, graafiku peal niimoodi, et nad on teil loetavad, nähtavad erinevad. Ja siis öelge, kui kõik 6 erinevat funktsiooni on teil graafikule ära pandud. Mis see viimane oli? Eksponentfunktsioon. Nii et astmefunktsioon ja siis eksponent kõige viimaseks ja nüüd teemegi siia kõrvale väikese kokkuvõtva tabeli. Nii, lineaarne, kirjutame siis selle R ruudu väärtused välja ja me siis võrdleme neid. Nii, no lineaarse funktsiooni kirjeldatuse aste oli meil, leiate graafiku pealt funktsiooni üles 0,87. Nüüd me võrdleme teda siis ruutpolünoomiga. Palju kirjeldatuse aste on? No leiate 0, vaadake enda graafiku järgi, öelge mulle, leiate üles. 87, eks ju, siit näete ruutpolünoom. Nüüd kuuppolünoom on 0, no võime saame ümardada 0,88. Nii, nüüd teine plokk. Kopeerime selle lineaarse ja kirjutame siia alla siis kõik need teised. Eksponentfunktsioon, logaritmfunktsioon ja astmefunktsioon. Nii, need 3 funktsiooni leiate üles, mis on eksponentfunktsiooni kirjeldatuse aste. –63, 0,63. Ja, 63. Logaritmil on 57, 0,57. No 57 ja astmefunktsioonil on 0,95. Jah, isegi kui ümardada, siis 96. Tähendab, siin on nüüd 2, eks ju, võrdlemise plokki. Üks on, et me võrdleme lineaarset funktsiooni, ruutfunktsiooni ja kuupfunktsiooniga, kuuppolünoomiga. See tähendab, et kui me lisame mudelisse ruutliikme, kui palju sellest suureneb siis kirjeldatuse aste
või kui meil paneme veel mudelisse, näete ruutliikme ja kuupliikme, et kui palju siis suureneb kirjeldatuse aste. Noh, selge on see, et näete siin praegu mingit erilist suurenemist, eks ju, sellest kirjeldatuse astmes ei tule. Ja teine aspekt on veel see, et polünoome saab vaid siis kasutada, kui meil tõesti on need tunnused normaaljaotuse lähedased, siis on mõtet neid kasutada. Nii et võib selle siia juurde ehk kirjutada. Kasutada, kui tunnuse jaotus läheneb normaaljaotusele. Ja muidugi siis ikkagi kirjeldatuse aste, eks ju, on ikkagi, et ka kirjeldatuse aste ikka on tuntavalt suurem. Noh, ta võiks ikka nii-öelda kuskil võib-olla 8% või niimoodi umbes olla suurem, eks, et siin mingi 95 näiteks, siis on juba mõtet nagu proovida seda. Aga polünoomidega on jah niimoodi, et kui juba lineaarsel mudelil nii-öelda jäägid ei lähene normaaljaotusele, siis ka polünoomil nad kindlasti ei lähene. Näete, see on pigem kõigepealt on seotudki just sellega, et kuidas tunnuse jaotus juba andmetes on. Nii et nad väga tugevalt on sellest seotud. Nii et ilmselt meil on vaja siis nüüd seda vaadata hoopis seda teist andmeplokki, kus samamoodi jälle võrdleme siis lineaarset funktsiooni kõigi ülejäänud 3 funktsiooniga. Ja nagu te näete, milline on siin parim funktsioon praegu? Astme funktsioon, eks ju, siis me otsustamegi, mis on siin parim. Aga paljudel juhtudel võib muidugi ka nii juhtuda, et lineaarse funktsiooni kirjeldatuse aste on kõrgem kui kõikide nende ülejäänud siin 3 oma, aga me juba teame, et lineaarse funktsiooni nii-öelda jäägid ei vasta üldse nõuetele, siis sellisel juhul ei olegi midagi muud, kui me valime siit lihtsalt parima nendest, mille kirjeldatuse aste on, eks ju, kõrgem, aga ta samas võib jääda ise lineaarsest madalamaks. Nii et kui mudeli jäägid ei vasta nõuetele, siis sisuliselt ongi meil nende 3 funktsiooni vahel võimalik siis valida eksponent, logaritm, astme funktsioon. Ja kui lineaarsel vastavad jäägid nõuetele, siis võib ka veel proovida, kas kuup ja ruutpolünoomid kirjeldavad seda seost nii-öelda paremini, sest lineaarne joon on, eks ju, sirge joon, aga näiteks kuup juba läheb, eks ju, niimoodi kõveralt nendest andmestest läbida, võib isegi anda parema kirjeldatuse astme siis. Nii. Nüüd, kui me tahame siis hakata kasutama neid lineariseeruvaid funktsioone, siis meil on vaja eelnevalt, enne kui me regressioonanalüüsi protseduuri kasutame, teisendada andmeid. Kui me tahame eksponentfunktsiooni kasutada, siis me logaritmime y-tunnuse väärtust. Kui me tahame logaritmfunktsiooni kasutada, siis me logaritmime x-tunnuseid väärtusi eelnevalt ja kui astmefunktsiooni, siis logaritmime mõlemaid, nii x-i kui y-tunnuse väärtuseid. Nii et praegusel juhul siis, kui me näemegi, et astmefunktsioon, eks ju, kirjeldab seda seost siin kõige paremini, siis nüüd loomegi siia andmete kõrvale endale 2 uut väärtust. ln kütus, nimetame ta ln kütus ja teine nimetame ln maksumus. Ja reaalselt siis logaritmimegi andmeid. ln kopeerime selle valemi kõrvale ja
kopeerime alla ja neid väärtuseid kasutame nüüd praegu seal regressiooni aknas. Nii jõudsite nad ära logaritmida. Kohe. Noh, võib edasi minna. Nii et võtame data menüüst nüüd data analysis, jälle regression ja Y-tunnuseks saab meil nüüd LN maksumus. Ja X-tunnuseks on LN kütus. Ja valime väljatrüki koha. Ma ei tea, minule vähemalt tundub, et alati kui minna mööda rida edasi, on pärast mugavam neid vaileve läbi vaadata, kui iga mudel järjest allapoole panna. Nii et ma soovitan panna teil kogu aeg mööda rida edasi uue mudeli väljatrükke. Ja need graafikud sellele ta viskas siia ettepoole, kopeerige need siis siia kõrvale. Nihutage. Nii, ja nüüd kuna me juba oleme seda mudelit nii-öelda läbi vaadanud, siis näete, et kirjeldatuse aste on siin kõrge ja näete, kui väike on viga. See on muidugi, ja see, eks ju, mudel on oluline, et ikka seda ei unusta vaadata. Nii, ja näeme, et ka mudelis kõik liikmed on olulised, eks ju. Nii. Ja vaatamegi nüüd siis kohe jääkide graafikut. Kuidas nüüd hinnata seda punktiparve? Võib neid sõltumatuteks nimetada. Üks ühine laik siin. On parem küll, jah. Et võib öelda jah, et jäägid on sõltumatud. Nii. Ja nüüd, kui vaatate seda joont, siin jällegi võiks siis vaatamise lihtsustamiseks panna, näete, ilmselt minimaalseks väärtuse 5, vormindada seda. Ja siis näeb, et tegelikult siin väike jõnks on, eks ju, tulnud siia nüüd jaotuse algusesse. See jõnks. Nii. Selle nii-öelda nüüd hindamiseks, kas see kumerus siin on liiga suur, kas võib arvutada standardiseeritud jääkidele, nii et hindamiseks, kas kumerus on liiga suur, siis võib arvutada standardiseeritud jääkidele kirjeldavad statistikud. Arvutamegi siis selle ära, võtame data menüüst data analysis. Mul jälle nüüd läks. Ei saa. Descriptive statistics. Ja paneme, et meelde jääks koos turbanimega standardiseeritud jääkide veeru.
andmed, nii labels in first row, output range pange siis siia alla ja pange sisse ainult summary statistics, confidence levelit ei ole praegu vaja. Ning siin tabelis. No, kuidas tundub, mida me võrdleme? Kuna meil on standardiseeritud jäägid, siis eks ju keskväärtus ongi siin 0 ja praegu siis mediaan on näete -0,13. Me peame võrdlema, et kas need võivad olla ligilähedased. Ja teine plokk oli siis, et järsakus ja asümmeetria kordaja peavad absoluutväärtuse poolest olema väiksemad 1. Eks ju see tingimus on siin nii-öelda täidetud, et on väiksemad. On absoluut poolest siis väiksemad. Ühest, see on täidetud ja nüüd ainukene ongi meil siin, nii et ütleme, et väga hull ei ole, see mediaan võiks olla ju natuke väiksem või selles mõttes, et natukene siin 0-le lähedasem. Nii et kokkuvõttes võib öelda, et ideaalne ei ole, aga nii-öelda et väga hull või väga mööda. See ajab ära nii-öelda. Jah, et veel sobivad, et nii-öelda ideaalne ei ole, aga veel sobivad praegusel juhul küll, et lähenevad siis normaaljaotusele. Nii, siit graafiku pealt on juba näha ka, et nii-öelda ükski vaatlus, meil ei ole siin standardiseeritud jääkide hulgas ilmselt ühtegi üle 3 väärtusega jääki. Nii et kõik vaatlused praegu sobivad mudelisse, need on juba, mis ei sobinud, need me viskasime juba enne välja. Ja nüüd ongi siis mudeli väljakirjutamine. Hakkame kokkuvõtteid siis tegema. Nii, praegu siis mudel on. Mis on meil Y-tunnus? Mis on meil Y-tunnus? Kes ütleb? See maksumus siis on? See on LN maksumus. See võrdub. Nüüd on siis 1,02 korda LN kütus. Praegu meil on need tunnused, eks, ja pluss 1,86 on vabaliige ja lisame siis ka mudeli vea, mis oli 0,31. Ja kirjeldatuse aste on vist oli 94 või 96%. Nii et 96%. See tähendab praegu, et siis tunnus LN kütus kirjeldab umbes 96% ulatuses tunnuse LN maksumus ära. Nii, ja näete, siit nüüd paistabki hästi välja, et miks ta on lineariseeruvad funktsioonid, miks see nimetus on siis selline, et näete, ta on täpselt lineaarse funktsiooni kujul nüüd praegu esitatud ja nüüd tuleb see mudel
tagasi teisendada. Et alati mudeli peab esitama meie uuritavate tunnuste kaudu, või andmestikus olevate tunnuste kaudu, mitte nende nii-öelda arvutatud tunnuste kaudu. Nii, kuidas siis tagasi teisendada, mis on LN-i pöördteisendus? LN funktsiooni pöördfunktsiooniks on eksponentfunktsioon, eks. See tähendabki, et kui me siin nii-öelda mõlemaid võrrandi pooli nüüd logaritmime, need LN-id kaovad siis ära omaduste põhjal, kordaja läheb astmenäitajaks ja vabaliige, kui on liitmine, tekib siis korrutamine, aga omakorda nüüd praegu on nendest väärtustest vaja leida eksponentfunktsiooni väärtuseid, nii et me peame, kirjutamegi need arvud siia välja ja leiame eksponentfunktsiooni väärtused. Nii et on siis exp. Ja kopeerime alla. Nii et meie mudel saab nüüd juba siis esialgsete tunnuste kaudu, saab ta siis välja kirjutada, et on siis kütuse maksumus võrdub. Tähendab, nüüd on ju see 1,86, selle väärtus läheb kordajaks 6,42 korda kütus liitrites astmel 1,02 ja pluss miinus 1,36. Ja kirjeldatusaste muidugi see ei muutu, see jääb ikka samaks. Nii. Ja nüüd näete, et kuidas siis seda mudelit interpreteerida. On juba suhteliselt raske, kuigi praegusel juhul on selles mõttes lihtsam, et astmenäitaja on nii-öelda peaaegu 1, siis see 6,42, mida ta siis näitab, ta on siin kui keskmine kütuse maksumus. Keskmine nii-öelda 1 liitri hind selles tähenduses. Et see 6,42 on keskmine liitri hind. Hind, eks ju, laias laastus. Ja seda me võime just tänu sellele öelda, et see astmenäitaja on just 1 praegu. Ühelähedane suurus. Et ega jah, siin neid astme või neid eksponent ja astmefunktsioone ja neid on juba raskem interpreteerida. Kui on võimalik midagi öelda nende kohta, siis võib muidugi kirjutada ja arvutame siis prognoose ka. Nii, nüüd kütusliitrites väärtusvahemikku kirjutame välja. Miinimum ja maksimum väärtused. Kuna meil on need kütusliitrites praegu juba sorteeritud järjekorras, siis saabki kirjutada 40 kuni 32 370. ei pea hakkama funktsiooniga välja võtma 32 370. Nii.
ja siis arvutame, mis kütuseliitreid me siis selles vahemikus ette anname. Lähme selliste ümarate arvudega 100 000, 2500, 25 000 võime kirjutada, eks ju, ja siis võib ka kirjutada näiteks 31 000. Ja arvutame mudeli järgi nüüd siis kütuse maksumuse. See tuleb meil 6,42 korda kütusliitrites astmel 1,02. Astmenäitaja märki teate, kuidas panna, on siis altkreia ä. Ja kui ta ei ilmu kohe, vaid ilmub siis, kui järgmist sümbolit kirjutada või sisestada. Kopeerime alla ning lisame siia veaga juurde. Et muidugi, mis on selle mudeli tüübi nagu hea omadus, on see, et alati viga on väike. See tähendab, et siis peaks hinnangud olema hästi täpsed. Praegu nendel logaritmi astmefunktsiooni järgi leitud nii-öelda väärtustel, prognoosidel, et kui 2500 liitrit võtta, siis kulub 187 000 liitrit kütust või maksma peaks siis nii palju selle eest. Nii et see oleks siis selle mudeli kokkuvõttel siin sellisel korral. Nii et selline jutt peaks alati siis mudeli lõpus olema. Nii, ja sellega on siis see mudeli analüüs läbi. On mingeid küsimusi tekkinud? Nüüd, meil on aeg peaaegu läbi, aga ühe väikse nii-öelda töö teeme veel. Me natuke siis kolmapäevaks ettevalmistavat tööd. Et me saame arvutada kõikidele nendele tunnustele välja, tähendab, näete, et see normaaljaotusele lähenemine on nagu päris oluline asi siin enne ja kuna me selle andmestikuga siin nii-öelda täis andmete kirjeldust pole läbi teinud, siis nüüd kaudsete meetodite järgi vaatamegi, missugused nendest tunnustest, kas mõni nendest tunnustest jaotustest läheneb normaaljaotusele või mitte. Selleks võtame andmed menüüst Data Analysis ja Descriptive Statistics. Nii. Ja arvutame kõikidele nii-öelda nendele pidevat tüüpi tunnustele praegu korraga need kirjeldavad statistikud välja. Tähendab, näete, nad on meil siin alates kütusliitrites kuni andmete lõpuni ja siis alla võtke selline andmeplokk. Praegu Descriptive Statistics. Input range'i siis pange kõik väärtused. Nii. Labels on eks ju sees ja output range'iks võtke see lahter siit tühjaks ja märkige ära new worksheet play ja summary statistics. Confidence levelit ei ole meil praegu vaja. Nii, sai märgitud kõik. Nii et me arvutame kõikidele tunnustele korraga need kirjeldavad statistikud välja. Nii, sai.
tehtud. Jah, Ja siis okei. Nii, saame siis niisuguse tabeli, kus siin nii-öelda iga tunnuse jaoks võite vormindada esimest rida, murra tekstiridu ja näiteks paari kaupa käia siit läbi, et ühenda ja joonda keskele, siis teate, et iga tunnuse jaoks on siin 2 vergu. Nii, ja meie siin selline vajalik või tähendab, mis meie huvi praegu on just vaadata, hinnata nüüd kaudsete meetodite järgi. Kas, missugune on siis iga tunnuse jaotus? Kas vaadatagi, kas mõni tunnus nüüd läheneb normaaljaotusele või mitte, sest noh, sellest tegelikult ikkagi juba, millised on nad andmetest seal, see sõltub ka see mudeli kuju valik. Noh, nii et kirjutamegi nüüd siia alla võib-olla siis kas normaaljaotus. Nii, ja mida me vaatame siis? Eks ju, me vaatame, võrdleme omavahel mediaan, keskväärtust ja mediaani. Ja teiseks võrdleme siis järsakust ja asümmeetria kordajat. No, nüüd näha on, et eks ju kütusliitrites, seda me juba ise teame. See on meil läbi uuritud, eks ju, et selle jaotus andmetes ei lähene normaaljaotusele. Mis siis kütuse maksumus teeb? No öelge teie. Ja või ei? No juba, kindlalt näha juba näete siin kurtioosise ja nendes QNS-i võrdluses juba, need on suured väärtused ja noh, mediaan on ka siin poole väiksem, kui on keskväärtus, nii et kindlalt ei. Nüüd keskmine hind liitri kohta. Mis selle kohta öelda? Läheneb. See võib panna jah, eks ju nüüd varuosade maksumus. Ei. Jah. Nii, nüüd kulud kokku liitrikütuse kohta. Ei. On ka kindlalt ei, näete, kui suur võib olla see järsakus siin. Nii, õli ja määrdeained. On ka ei. Varuosad, eks ju, on ka ei. Hoolduskulu. On ka kindlalt ei. Nüüd kulud kokku kütusega. On ka kindlalt ei, juba piisab nende vaatamisest, kui need on üle 1, siis on kohe kindlalt ei. Nii. Ja mis viimane on? Läheneb. Viimane võib panna siis jah. Nii et kokkuvõttes näete meie andmetes praegu on ainult 2 tunnust, eks ju, mis siis lähenevad normaaljaotusele ja mitte, nii et siia võib panna siis statistikud selle töölehe nimeks. Nii. Noh, me uut mudelit ilmselt ei jõua, aga me lähmegi nüüd andmed menüüsse ja seda graafikut vast ei ole vaja. Ja nüüd siis vaatamegi, kuidas tähendab, et me peame nüüd kasutama mingit teisendust
et need tunnuse jaotused ikkagi meil mudelite koostamise ajal siis nii-öelda läheneksid paremini normaaljaotusele. Et nihutame välja see keskmine hind 1 liitri kohta. Näete, kuna viimane tunnus oli meil ka, eks ju, et ta lähenes normaaljaotusele, siis nihutage ta praegu siia lõppu ja see tühi lahter kustutage ära. Ning võtamegi siis need tunnused alates kütusliitrites kuni varuosade kulu 1 kilovati kohta. Kopeerime need tunnuse nimed siia kõrvale edasi. Ja muudame neid nüüd natuke, täpselt, et paneme nendele nüüd need LN-id ette. Noh, meil oligi see LN kütuseks. Nii, nad ei pea nii pikad nimed olema muidugi, aga võib lihtsalt panna, et siis see on eristada, et see on nüüd LN. Noh, võib jääda ta siis maksumuseks. Noh, me teame, et nii, aga võib jah siis panna lihtsalt LN ette ja siis on meil teine tulba nimi siin. Nii olid määrdeained, LN varuosad. LN hoolduskulu. Ja nüüd siin need viimased ka. Nii, kui tulbanimed on nimetatud, siis nüüd paneme siis LN funktsiooni ja logaritmime kõige sagedamini kasutatav selline teisendus, et tunnuse jaotused normaaljaotusele läheneksid, ongi siis see logaritmimine. Teatud juhtudel kasutatakse ka hoopis ruutu tõstmist või ruutjuure leidmist. Et kasutame praegu seda kõige standardsemat teisendust. Nii et selle tulemusena kõikide nende tunnuste väärtused nüüd logaritmige ära. Ja saame siis sellise ploki. Ning nüüd on meil veel vaja, näete, siia tekkisid kus olid enne tühjad lahtrid, tekkisid need nummid. Kuidas me nendest nummidest nüüd lahti saame? Noh, kuna neid tunnuseid nii hullult palju ei ole, siis muidugi võib tavalise nii-öelda sorteerimise teel valite ühe tunnuse peale kursori ja alati siin lõpus olla, siis saab need nummid kätte. Ja muidugi võib siin juba neid, kui nad on kõrvuti kõik täpselt ühtemoodi, siis võib juba siit 2 tunnuse järgi nad ära kustutada. Ja niimoodi tuleks siis võib-olla siis kõik need tunnused läbi käia.
sest asenduskäsku nagu eriti hästi ei saa kasutada, sellepärast et nii-öelda mingit eraldi tühikut panna nagu ka eriti ei sobi, siis kipub see tunnus tekstitüüpi muutujaks minema. Nii, igaks juhuks sorteerime kõik tunnused läbi, ollagi siin lõpupoole, need nummid alati tulevad siia lõppu. Ja siit muidugi nüüd hakkame nägema juba, et on teatud tunnused, millel on väga vähe väärtuseid. Ja on siin need hoolduskulud ja õli ja määrdeained, need on tunnused, kus on palju neid vähe väärtuseid. Kindlasti nüüd sorteerimisel, et ei märgendaks ühte veergu, vaid lihtsalt kursori panete. Ilmselt selle tööga me siin täna vast lõpetamegi. Kas need tühjad lahtrid võisid siis sisse jääda?